Tere tulemast, kuulad Grit Startup turunduse podcasti, kus suurime edukatelt teist idufirmadelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Unt. Tere ka minu poolt, minu nimi on Marelle Ellen ja täna meil on stuudios Kristin Kirstein, kes on siis Xolo Chief Growth Officer. Nii et tere tulemast saatesse, Kristin. Tere, väga tore olla siin. Võib-olla tee meil alustuseks väike ülevaade, et neile, kes veel ei tea, et mis Xolo üldse on ja kui kaugel te olete siis oma startupi ehitamise teekonnaga? Ja me oleme nüüd tegelikult sellel kevadel saamas 10-aastaseks ja meie tegevusvaldkond on üksikettevõtjatele kogu äritoe pakkumine, mis neil vaja on. Alates sellest, et me registreerime nende ettevõtted, me pakume neile kogu tarkvara invoicinguks ehk siis arvete koostamiseks ja väljasaatmiseks, kuludokumentide haldamiseks ja lõpuks me teeme kogu nende raamatupidamise ja raporteerimise ka ära. Nii et selline, me inglise keeles ütleme, et me oleme selline business sidekick just kui freelanceritele, kes on siis meie kangelased, on ju. Ja me oleme aastate jooksul toonud turule 7 toodet. Osad neist on sellised globaalse iseloomuga, kus me registreerime näiteks Eesti e-residentsusabil ettevõtteid, aga mõned on ka väga kohalikud. Näiteks on meil kohalikud pakkumised Hispaanias, Itaalias ja Hollandis nüüd viimati. Ja võib-olla numbrite poolest ka natuke, et 10 aastat oleme tegutsenud ja selle jooksul oleme teenindanud 10 000 kliente. Me oleme vahendanud 5 miljardi ulatuses klientide transaktsioone siis eurodes, ehk siis väga suure raha oleme endast läbi lasknud justkui või aidanud oma klientidel teenida. Ja meil on kliente olnud 150 riigist maailmas, nii et väga selline kirju ja tore seltskond. Aga teil ongi turundus siis globaalne suund või on teil mingid kindlad riigid, millele te keskendute? Meie koduturg on selles mõttes hetkel Euroopa, et vaieldamatult me kõige rohkem sihime oma turundussõnumeid Euroopasse ja mõnele turule teeme ka väga lokaalset turundust. Aga me oleme siin ikkagi ka mõelnud, et kui kaua me jaksame Euroopas olla, et võib-olla tuleb natuke väljapoole ka vaadata, et tihti selline kiire kasv tuleb just natukene sellistelt uuematelt turgudelt. Aga teil on siis osa, Xolo ei ole ainult, kas ta on ainult tarkvara või seal on ka mingisugune see töö, kui sa ütlesid, et teete ära raamatupidamise, siis ma eeldan, seal on ju nii palju, kui ma olen ka uurinud, vist ikka füüsilised onud ja naised ka. Just, ma ütleks selline hea synergia, et meil on väga selline arenenud tehnoloogiline tarkvara, millega me siis pakumegi klientidele tuge tema arvete loomiseks ja arvutame talle automaatselt välja igasugu maksud, mis siin arvetele külge peavad minema. Ta saab iga päev oma platvormile sisse logida, vaadata, kuidas ta äri läheb. Me teeme näiteks kuludokumentide kategoriseerimist AI abil juba, mis on raamatupidamises üks kõige selliseid aeganõudvamaid tegevusi. Ja üldse päris palju asju oleme ära automatiseerinud, aga hetkel meil on siiski veel inimtugi ka olemas. Nii et meil on väga toredad raamatupidajate tiimid, mõnes riigis lokaalselt, mõned ka sellised, ütleme nii, asukohast sõltumatud, aga on ikkagi endiselt praegu nende tuge vaja, kuigi me nagu järjest tegeleme sellega, et me saaksime veel efektiivsemad olla oma tarkvaraga. Te liigute sinna, et neid kõrvaldada ja nad teavad ka seda või? See on väga halb sõnum, et ma seda ei ütleks, aga pigem me liigume selle suunas, et nende töö oleks veelgi rohkem vaheldusrikas, et me ju tahame ise edasi kasvada ja me tahame, et ka nemad pääseks igasugu igavatest ja tüütutest rutiinidest, mida nad peavad tegema. Selge. Aga sa oled nüüd üle 5 aasta seal olnud, mis ei ole väga tavaline startup maailma keskmise tööaja puhul, et juba sellest tunnustus. Aitäh. Kuidas su roll selle aja jooksul arenenud on? See on selline anekdoot, mida ma räägin alati, et ma olen Xolos 5 aastat töötanud ja 5 erinevat tiitlit selle ajaga ka läbi käinud. Ma liitusin kommunikatsioonijuhina ja tegelikult väga kiiresti mina ja ka ettevõtte juhatus sai aru, et meie vajadused on hetkel teistsugused. Ja sealt ma liikusin hoopis juhtima meie juba olemasolevat marketing tiimi. Vahepeal tegelesin veel partnerlustega, kuna me hakkasime aru saama, kui hea on selline partnerkanal meie kasvule.
Siis ma käisin korra lapsehoolduspuhkusel ja siis, kui ma tagasi tulin, hakkasin ma tegelema hoopis CRO-ga ehk siis conversion rate optimization'iga. Ja sealt päris kiiresti pakuti mulle välja hoopis Chief Growth Officer roll, mida ma olen nüüd peaaegu viimased 2 aastat täitnud. Nii et põhimõtteliselt ma arvan, et see näitab hästi ära, et Solos on päris dünaamiline selline töökorraldus, et kuhu on parasjagu tähelepanu vaja, sinna tähelepanu läheb. Ja ma kujutan ette, et see on ka sind seal hoidnud, et nagu su roll muutub on ja ettevõte muutub. Absoluutselt. Aga miks just Chief Growth Officer, mitte marketing või mis see vahe täpselt on, et mis sa teed siis oma töös? Või kas kuskil on mingi turundusjuht ka või? Ei ole, selles mõttes mul on mitu mütsi peas, et turundus on ka üks valdkond, mis on minu all. Aga ma arvan, et see vahe tuleb eelkõige sisse sellest, et growth on võib-olla natuke sinna laiapõhjalisem initsiatiiv kui marketing, et marketingi eesmärk on muidugi tuua huvilisi ja tekitada lärmi justkui ja tuua näiteks sign-up'e tootele, aga growth'i roll on selles mõttes laiem, et me oleme justkui kogu kliendi teekonna eest vastutavad, et esiteks, kuidas meid leitakse, siis kuidas me kasvatame motivatsiooni meile registreerida, kuidas on kliendi kogemus sealt edasi, millistest nagu onboarding flow'dest ta läbi läheb. Ja siis, kui ta on saanud lõpuks meie kliendiks, et kuidas me saame ta näiteks ka upgrade ima, kuidas me saame tema väärtust meie jaoks kasvatada ja ka meie väärtust tema jaoks kasvatada. Nii et võib-olla natuke selline nagu laiem valdkond ja näiteks minu töösse hõlmab endal nii turundust, andmeanalüütikat, kliendituge ja ka väga suurel määral koostööd meie tootetiimiga. Väga huvitav. Ja kuidas sul see aeg nagu jaguneb? Nagu mille vahel, milline süüke Chief Growth Officeri süüke nagu keskmine nädal, ütleme välja näeb, kui sa mõtled umbes nagu ajalise jaotuse mõttes protsentuaalselt? Ma arvan, et kuskil 50–60% olenevalt nädalast olen ma koosolekutel. Ja see siis kätkeb endas nii üles kui ka alla manageerimist, et oma tiimiga ja oma siis juhtkonnaga ka. Nii et aga kas peamiselt sa oled nagu fokusseeritud pigem sellele, kas awarenessile kulub vähem aega kui sellele kogu muule nagu ahelale? Et mingi 70% oledki seal nagu tagapool seal retention ja ma ei tea. Ei, pigem mitte. Pigem meie fookus on ikkagi sellele, et me kasvame võimalikult kiiresti just uute klientide arvelt, aga samas ülitähtis on ka see, et olemasolevad kliendid tooksid meile jätkuvalt käivet. Et see on ju üks meetrikatest, mida praegu investorid väga jälgivad, et net revenue retention oleks suurem kui 100, mis tähendab seda, et kas sa olemasolevalt kliendibaasilt suudad käivet kasvatada või mitte, või see hoopis väheneb, kuna nad lahkuvad su kliendibaasist. Nii et suurem tähelepanu läheb praegu klientide sissetoomisele, aga samas meil on ka spetsiaalsed rollid olemas selleks, et meilt lahkuks võimalikult vähe inimesi ja need, kes meil on, teeks võimalikult palju upgrade'e. Ja millistest kanalitest teil täna uued kliendid teeni jõuavad, tulevad? See on selline huvitav väljakutse minu jaoks, eriti viimastel aastatel, et ma saan aru, et väga paljud turundajad ja growth inimesed seisavad silmitsi sellega, et analüütikas aina suurem osa kliente justkui tuleks otse, direct. Ja selle taga on muidugi erinevad brauserite konservatiivsemad privaatsuspoliitikad ja see, et näiteks paljud vestlusäpid ei saadagi kaasa seda referrer datat, mida meil on vaja, et aru saada, kust inimesed tulevad. Nii et me oleme täiesti võtnud harjumuseks selle, et me küsime aeg-ajalt klientidelt, kus nad tulevad. Saadame survey välja ja mõnikord lisame ka onboarding usse sisse selle küsimuse, sest et see on tegelikult ainuke viis, kuidas sa päriselt aru saad, et kuni 50% näiteks kasutajatest võib tulla selle direct kategooriaga, nii et see on üsna frustreeriv. Aga kas te küsin korra vahele, et kas te küsite selle vastusvariandid annate ette või on tühi väli? Me anname ette ikkagi ja anname siis selle muu vastusevariandi ka ette, et enda jaoks paremini kategoriseerida ja suurendada ka kasutaja motivatsiooni vastata, et tavaliselt kui ta peab klikkima, siis ta on tõenäolisem vastama kui see, kui ta peab ise midagi kirjutama.
aga jaa, et kuskil pooled meie klientidest siis tulevad soovituste teel, siis sealt järgmine nii umbes 5% on otsingumootoritest, et kas siis meie makstud reklaamide teel või siis meie SEO püüdluste tulemusel. Siis sealt edasi umbes 10% on lugenud meie kohta mingitest teistest blogidest, artiklitest, kodulehtedelt. Umbes 7% tuleb sotsiaalmeedia kaudu ja siis on veel selline jupp other, milles võib-olla viimase aja kõige põnevam avastus on see, et mõne toote raames tuleb 8% meie sign-upidest AI-st. Wow. Nagu ehk siis ChatGPT-st on mingi saanud vastuse, et kas sul on parim. Jaa, me olemegi näinud nüüd ChatGPT-d ja Perplexityt meil üldse Toomas sign-up'e, aga ChatGPT veel moodustab sellest 95%, nii et Perplexity on selline väike nišimängija selles vaates. Ja see tuli teil ka nendest servidest välja või? See on tulnud mõlemas, see on tulnud nii servidest kui ka sellest, et referrer data siis ütleb, et tegu on ChatGPT või Perplexity'ga. Aga te olete kuidagi siis optimeerinud oma lehe või oma sisu ka sellele, et AI teid leiaks? Ja me aina enam teeme seda, et see on selline moodsa ajastu SEO, eks ole, et kui varem oli selline käibefraas või termin search engine, siis nüüd on meil tegu answer engine itega, et sa ei pea isegi otsima, vaid lihtsalt küsid ja saad vastused ja klikid lähevad tihti kaduma. Ja siis ongi küsimus, et kuidas need klikid oma lehele saada ikkagi ChatGPT kaudu. Et me oleme hakanud vaikselt pihta põhimõtteliselt kogu oma veebisisu optimeerimisega AI jaoks. Põhimõtted ei erine tohutult palju SEO-st, aga mõned asjad on, mis ChatGPT-le muudavad justkui söödavamaks sinu veebisisu. Et esiteks ChatGPT armastab struktuuri muidugi, et kogu su veebisisu peab olema väga hästi tag'itud selles mõttes, et näiteks on selline asi nagu schema markup olemas, mis indikeerib ChatGPT-le, et mis su veebilehel on, et mis on tooted, mis on review'd su veebilehel näiteks, mis osa on FAQ, et siis väga nagu hästi teha talle pulkadeks lahti see, et mis su veebis on ja mida ta kasutada saab. Siis kogu nagu struktureerimise juures ülitähtis bullet pointid, alapealkirjad, see on sarnane ka muidugi SEO-le, aga lihtsalt, et tuleb seda alati meeles pidada. Siis ülihea allikas ChatGPT jaoks on kogu see korduma kippuvate küsimuste nagu formaat, et kui sul seda veel kodulehel ei ole, siis kindlasti tee. Ja kindlasti jälgi, et üks küsimus ja üks vastus korraga, et ei küsi mitut küsimust korraga, ei anna rohkem konteksti juurde vastuses, kui selle küsimuse jaoks vaja on. Aga seal võiks olla siis mingid sellised suhteliselt üldised küsimused ka või? Et alla millist tarkvara peaksin vabakutselisena kasutama? Täpselt, sa võiksidki mõelda läbi enda jaoks, et mida see inimene võiks küsida ChatGPT-ilt selleks, et jõuda lõpuks sinu tooteni. Ja need võivad olla väga üldised, näiteks, et mis on parim tarkvara vabakutselistele raamatupidamiseks ja peadki tegema sellise küsimuse ja peadki ütlema, et mina olen parim ja võib-olla tood veel 3 konkurenti välja, aga vähemalt mainid enda ära, ja siis teised küsimused võivad olla üli detailsed, et näiteks mis käibemaksumäära ma pean lisama ja kui ma saadan arve Itaaliast Monakosse. Ja eks su enda valik on, et kumba nagu, kui palju sul ressursse on panna sinna, et alusta kindlasti üldistest ja siis jõua nende nagu detailseteni välja. Ja siis ChatGPT puhul veel tähtis on see, et ma korra küsin, kas te võtsite, kas need asjad, mis sellele AI-le meeldivad kodulehel, kas need on kuskilt ka mingi teooria või tähendab, kas see mingi kuskilt leidsitegi infot selle kohta või kas ongi tekkinud mingid koolkonnad, kes õpetavad sellist asja? Jaa, on tekkinud koolkonnad, mis õpetavad ja mis seal salata, võib ka ChatGPT-ilt otse küsida, mis talle meeldib. Ja ma olen päris tihti teinud niimoodi, et meil on uus landing page ja ma saadan selle lingi ChatGPT-le ja küsin, et mis sa välja loed sellest veebilehest. Ja mõnikord loeb ta mingeid väga veidraid asju välja ja siis sa saadki aru, et mul on midagi paigast ära, et vaatame
vaatame korra inimese pilguga üle. Ja mõnikord ma küsingi, et mis muudaks selle veebilehe sinu jaoks arusaadavamaks ja siis ta näiteks ongi välja toonud selle schema markupi, et lisa see juurde, sest tegelikult ma ei saa praegu hästi aru, kus on FAQ-d ja ma ei saa aru, mis on klientide arvustused ja ma ei saa aru, mis on su toote feature'id. Ja põhimõtteliselt oleme teinud isegi nii, et teeme siis lehe korda ja siis anname talle selle uuesti ette ja siis samas vestluses siis ta ütleb, et jaa, nüüd on parem. Nüüd ma saan paremini info kätte. Huvitav, et kas on olemas, kui on need answer engine'id maailma, et huvitav, kas neil on ka mingi search trends olemas või kas on võimalik mingit vaadata, et mida inimesed on Küsid ChatGPT käest. Või jah, küsid, et kas ma olen mingites otsingutes välja tulnud viimasel ajal või midagi huvitav, et see ma ei tea, et oleks veel sellist tööriista, see oleks ülipõnev, kui keegi lahendaks ära selle. Ma tean, et on hakatud nüüd püüdma reklaame teha custom GPT-desse, et on olemas näiteks selline tööriist nagu Hintloop, aga nad saavad banner reklaame sisestada siis ainult custom GPT-desse, mitte sellesse näiteks OpenAI avalikku chat GPT-sse, mis tähendab, et tegelikult sul see target group on väga väike. Et ma ei tea, mida OpenAI planeerib reklaamide osas, nad on pigem avalikult vihjanud sellele, et nad ei plaani sinna hakata reklaame müüma ega siis ka seda kliendi andmestikku müüma, aga eks seda tulevik näitab. See on huvitav, et kui meil ongi nagu praegu, me hakkame nüüd, võib-olla läheb see samamoodi, et on justkui see orgaaniline otsing seal praegu, aga ükskord jõuab võib-olla makstud otsinguni, et sul on võimalik osta ka ennast sinna ettepoole. Seda ma olen küll kuulnud, et võib üks hetk liikuda transaktsioon ChatGPT-sse, et näiteks kui sa otsid infot mingi reisi kohta, siis mingi hetk ChatGPT võib pakkuda, et kuule, osta lennupiletid kohe ära. Ja siis sealt võivad mingid vahendustasud hakata välja tulema. Ei, väga huvitav. Ma tean, et Kalev, kes meil on siin ka saates käinud Tactist, siis tema ütles, et iga kord, kui ta mingi prompti teeb midagi siis Adacti kohta, siis ta alati ütleb lause ette 2 lauset, mis Adact on ja miks see hea on. Ja siis ta ei tea, aga ta usub, et see äkki teeb seda, et siis ta tuleb rohkem, nagu treenib seda, et tuleb rohkem esile. Ja nii palju, kui me oleme testinud, siis ta ütles, et varem, kui kui ta küsis mingeid lahendusi selles valdkonnas, siis nad ei tulnud välja, aga nüüd nad tulevad ka. Et ma ei tea, aga võib-olla on koduleht läinud paremaks. Aga igatahes, et nüüd nagu ChatGPT soovitan neid. Aga võib-olla viimane soovitus veel ChatGPT kohta on see, et kui sa teed oma veebilehe korda, siis on suurepärane ja teed need FAQ-d ja sisupostitused ära. Aga ChatGPT on ikkagi piisavalt tark selleks, et aru saada, et üks materjal kuskil interneti avarustes ei ole piisavalt usaldusväärne, et sa tegelikult pead nagu mõtlema suuremalt, et kuidas saada oma brändi nimi Redditisse, Quorasse, need on väga head allikad ChatGPT-le, kuidas saada reviewsid, samamoodi ütlevad ChatGPT-le, et okei, tegu on usaldusväärse ettevõttega, nii et võib-olla see nagu skoop peab olema isegi natuke suurem kui SEO puhul, et sa pead ka sellist nagu autoriteeti üles ehitama. Väga huvitav. Ja kas siis ütleme, kui need kanalid võtta ette, et siis seega suur osa teil tuleb ikkagi nagu tasuta kanalitest, et seda nagu makstud asja, palju teil seda siis üldse on? Meil tänasel päeval tuleb 95% maksvatest klientidest tasuta kanalitest. Seega 5% siis ainult on see, mis te peate siis maksma? Jaa, aga me teeme tänapäeval makstud reklaame sellise brändi ehitamise eesmärgiga pisut. Et esiteks on strateegiline valik, et kas sa tahad olla olemas seal, kus inimesed otsivad sinu kohta mingit infot. Ja makstud reklaamid on ikkagi kõige otsesem tee sinna, et ma tahan, et ma oleks nende märksõnade leidmisel olemas, on ju. Ja teine nagu selline justkui brändi ehitamise kategooria on see, et me tegime varem väga palju makstud reklaame, siis me panime need üleöö kinni, kuna meie strateegia muutus. Ja siis me hakkasime aru saama, et meie konkurendid on avastanud selle, et me ei tee enam reklaame ja on hakanud meie brändi kasutama väga palju siis oma reklaamides. Ja siis me saime aru, et okei, et vähemalt brändireklaamid me peame tagasi tooma, et kui keegi otsib meie brändi, et siis me tahame oma trafficud kaitsta ja ikkagi ilmuda otsingu tulemustes enne oma konkurente. Ja me tänase päevani võitleme sellega, et saada oma seda
top of page positsiooni põhimõtteliselt tagasi, et minu soovitus on küll, et kui on mingisugune reklaamieelarve olemas, siis tasub kindlasti mõelda brändikampaaniatele. Ja just sa mõtled otsingu brändi reklaame. Et kui keegi otsib soolot, et siis ei ole nii, et meie konkurendid ilmuvad reklaamidega sinna, vaid et me oleme ikka ka nähtaval seal. Et seega te teete siis ainult otsingu reklaame, see 5% lähebki siis otsingu reklaamidesse brändikampaaniad või on seal mingid muid kanaleid? Meil on mõned sellised eesti keeles raske öelda, direct response kampaaniad ikkagi olemas Google'is ka, et meil on absoluutselt mingid märksõnad, millega me tahame olla väga konkurentsivõimelised, aga lihtsalt, et kui me võrdleme meetrikat, mis tuleb tasuta kanalitest ja makstud kanalitest, nii kliendi nagu justkui eluea mõttes, tema konversiooni mõttes, siis see, mis tuleb tasuta kanalitest, on lihtsalt nii palju parem, et need makstud kanalid on meie jaoks ainult selline täppi peal, et võtame siis nagu selle otsese nõudluse ka justkui turult ära. Ma korra küsin nende brändireklaamide kohta, sest ma olen ise mõelnud selle peale hästi palju, et kui inimene juba otsib Xolo, siis ta ju tahab Xolo lehte leida ja kas ta ei scrolli nendest konkurendi reklaamidest mööda, sest orgaaniliselt olete ikkagi top 1 või on see pigem siuke uhkuse asi, et te tahate ikka olla nagu reklaamidega ka top 1? Ja ideaalis ta küll scrollib nendest mööda, aga ma arvan, et seal on võib-olla 2 asja, mis seda mõjutavad. Et kui klient juba otsib su brändi ja sa teed sinna veel reklaami peale, siis reklaam on väga kõrge click-through rate'iga, mis muudab selle Google'i silmis hästi relevantseks, mis muudab klikihinna ülimadalaks. Nii et isegi kui sa saad kliente reklaamidel, kui nad oleks tulnud ka su saidile orgaaniliselt, siis see on nii väikse kuluga, et justkui vahet ei ole. Ja teine asi on see, et konkurendid võivad olla päris agressiivsed, et selle asemel, et lihtsalt teha reklaame, et oi, me oleme ka toredad, nad teevad reklaami stiilis, et parim soolo alternatiiv või et aitab soolost või et meil on paremad hinnad. Nii et see võib küll juba panna kahtlema, et oot, et äkki ma peaksin veel uurimistööd tegema enne, kui ma lähen selle brändi teed. Okei. Sain vastuse. Kas... Ja nii palju, kui ma olen ka kuulnud ja et ikkagi kõige suurem osa klikke läheb ikkagi esimestele linkidele ja seda, et ja kui ise ka tegelikult vaadata, kui ise teed neid kampaaniaid ja näed, kui palju konkurentidel tegelikult võtad ära, kui teed ise kampaaniad konkurentide märksõnadele, et siis on ikkagi näha, et inimesed ei ole nii brändi võib-olla tundlik, nii brändi inimesed, et tegelikult ikkagi on sellised mugavad, nagu tuleb välja. Okei, aga tulles tagasi selle soovituste juurde ja tasuta liikluse juurde, kas te teete ka midagi spetsiaalselt selleks, et saada kuidagi neid soovitusi? Jaa, ma ütleks, et kõik see algab pihta tootest, et kui toode on tugev, meeldib kasutajatele, täidab nende vajadusi, siis nende motivatsioon sellest tootest rääkida on juba iseenesest päris suur. Ma arvan, et see on üks sellise product-led growth'i alustalasid, mida meie oleme võtnud oma mantraks, et me tahame, et meie toode oleks meie ettevõtte kõige suurem kasvumootor. Ja põhimõtteliselt see on ju väga lihtne protsess, et räägi kasutajatega, saa aru, mida nad tahavad, muuda oma toodet, ehita sinna siis referral programm, ehita sinna siis upgrade võimalused ja tegelikult see viib su mingil hetkel punkti, kus sa ei pea kliendil väga palju kätt hoidma, vaid kogu see nagu trajektoor justkui suunab teda selles suunas, et ta räägib su tootest või et ta ise kasutab su toodet rohkem. Aga kas seal on lisaks sellele, et see toode on üli hea, on see, et ta kõik need muud mingisugused asjad, et mis need tükid on, mis nagu veel sinna puutuvad, kui hakkame nagu avama seda nagu product-led growth'i maailma? No product-led growth nagu suuresti põhineb sellele, et su toode võib muutuda viraalseks ja ma ei pea seda silmas nagu sellist eksponentsiaalset viraalsust, vaid lihtsalt seda, et üks kasutaja tahab kutsuda teise kasutaja. Et näiteks, kes seda väga hästi teeb, on Miro. See mindmapide tööriist, on ju. Et sa saad kasutada nende tasuta versiooni, teha seal mingisuguse joonise ja siis, kui sa tahad seda kellelegi jagada,
siis see inimene peab tegema sign-up'i, aga see on muidugi hästi kiire ja lihtne ja järsku nad on ka selle platvormi kasutajad. Ja siis võib-olla nemad tahavad mingi hetk teha oma mindmap'i ja siis nad kutsuvad 3. ja 4. inimese sinna. Ja mingi hetk saavad nad aru, et see on nii tore tööriist, aga et makstud versioonil on veel nii palju lahedamaid võimalusi ja siis lõpuks nagu see kasv muutubki selliseks, et tuleb aina rohkem inimesi ja neil on aina suurem motivatsioon ka maksta selle toote eest. Et ma arvan, et see on näiteks product-led growth'i väga hea näide. Meie teeme seda näiteks niimoodi, et meie kliendid on üksikettevõtjad, kes ka tihtipeale töötavad teiste üksikettevõtjatega koos. Ja selleks, et nad saaksid ilusti seaduslikult koos töötada, on neil tegelikult vaja lepingut. Ja meie pakume oma klientidele võimalust, et kui sul on selline koostööpartner, kellega sa tahad koos töötada, siis meie platvormil on olemas need lepingud, kutsuda meie platvormile, allkirjastage leping siin ära ja kõik on tore ja seaduslik. Ja siis muidugi see klient, kes tuleb meie platvormile tänu sellele, siis tema on nagu meie jaoks lead, kellele me saame hakata tutvustama oma tooteid, kuna me juba oleme üsna kindlad, et tegu on ka üksikettevõtjaga ja põhimõtteliselt saame asuda nagu selle töökalale, et kuidas me teda konverteerime, et mingisuguse email nurturingiga, väiksed eripakkumised vahepeal, võib-olla ka mingid tasuta trialid, mis aitavad tal paremini saada aru toote väärtusest, enne kui ta peab täielikult nagu pühenduma sellele, et ta maksabki selle toote eest. Et näiteks see on üks asi, mida me kasutame. Ja siis näiteks iga kord, kui meie klientidel on eduelamus meie platvormil, näiteks on tema raport esitatud mingile maksuametile edukalt või ta on just saanud makse oma arve eest, siis psühholoogiliselt võttes klient on heas tujus, vaatab, et kui tore toode aitab mul raha saada, ja siis me ka näitame talle kohe võimalust kasutada meie referral programmi ja tuua siis teisi inimesi platvormile. Ja me oleme tegelikult valmis ka üsna selliseid toredaid summasid maksma selle eest, kuna meie nagu toote puhul on tegu mitte kõige odavama asjaga, et kui sa tood meile päriselt uue kliendi, et siis me võime sulle maksta selle eest näiteks 150 €, nii et see ei ole üldse selline raha, mida nagu ei tahaks üles korjata maast, kui see seal vedeleb, eks ole. Ja meelega võtaks. Aga kes siis teil on mingisugune, kas teil siuke affiliate turundus on ka üks teema? Ja, meil on selline partnerprogramm, millel ongi siis 2 suunda. Üks on referral programm, mida siis kasutavadki meie enda kliendid, kes jagavad oma tootekogemust teistele oma networkis. Ja siis on meil ka affiliate programm, kuhu me oleme ise otsinud proaktiivselt näiteks influencereid, kes meie valdkonnas tegelevad. Ja mõne toote puhul on need influencerid olnud nii edukad, et meie väljamaksed ulatuvad 10 000 euroni näiteks neile. Et näiteks meil on Hispaanias selline toode, mis aitab Hispaanias registreerida oma äri ja seal kogu raamatupidamist teha. Ja seal on meil mõned sellised affiliate'id, kes tegutsevad relocation valdkonnas. Ehk siis nemad nagu aitavad sul, kui sa soovid Hispaaniasse kolida, aitavad sul panna püsti kogu oma nagu kolimisplaanid ja igasugu maksustuse teemad ja et kuidas nagu täpselt seda viisat saada ja nii edasi. Ja lisaks siis saavad nad rääkida sellest ka, kuidas oma äri siis alustada, kui sa näiteks soovid mitte minna tööle, vaid hakata üksikettevõtjaks. Ja need on meie jaoks ülihästi töötanud partneritena, et võib-olla see ei tundu esmapilgul nagu nii otsene seos, aga samas nagu see loogika on seal all täiesti olemas, et sa kolid uude riiki, sul ei pruugigi olla kohe nagu tööandjat olemas või sa ei soovi tegelikult tööandjat ja soovid ise oma boss olla, et siis nagu täpselt need võimalused, et aru saada, kus on meie nagu toode kõige paremini kokku sobiv selle influenceri muu sisuga, et see on selline tore väljakutse meil välja selgitada. Kas see on siuke nagu nii kõva turund, kui sa rääkisid 10 000 maksjat, ma eeldan, see on päris oluline turunduskanal, kas seal on ka mingi eraldi inimene, kelle töö ongi hommikust õhtuni otsida mingisuguseid potentsiaalseid või kas te üldse lähenete neile ise või nad tulevad teie juurde? Mõlemad pidi, aga läheneme ise päris palju ja
läheneme just niimoodi, et kui meil on näiteks plaanis mingi riik lansseerida, siis on väga oluline strateegiline tegevus, et me kaardistame ära selle riigi influencerid ja siis on meil selline majasisene inimene, kes aitab meil neile outreach'e teha. Ja see töö nagu selles mõttes kestab endiselt edasi, aga kõige intensiivsem on ta jah siis, kui me kuhugi riiki laieneme. Aga kas teil on ka mingisugune number, ma ei tea, et palju te näete, et uues riigis on mõistlik nagu kätte saada või te sihite mingit nagu numbrit või et mis suurusjärk üldse palju neid on neid mingisuguseid influencerid, keda te jahite uues riigis? Ma ei ütleks, et me sihime numbrit, et influenceritega on ka ikkagi nii, et 20% toob 80% sellest tulemusest ära. Et pigem me üritame saada kõige paremat nagu sobivust ikkagi, et meil on pigem tähtis see, et need, kes meist räägivad, need ideaalis on meie kliendid või siis ideaalis nad teevad sisu, mis lihtsalt väga hästi klapib sellega, mida meie saame klientidele pakkuda. Aga mõne riigi näite, kas teil on, ma ei tea, 10, 20, 30 või ongi mingi 5 vahepeal või 2? Ikka, ma arvan, et näiteks nüüd me oleme lansseerinud väga hiljuti Hollandi turu ja seal neid aktiivseid affiliate, kes on toonud meile reaalselt registreerunud kasutajaid, on nii 20 ringis. Ja ma arvan, et alustuseks on see täiesti okei. Et alguses sul on vaja rohkem hoida neil kätt. Nad ei ole ise selle tootega nii hästi kokku puutunud, nad alles saavad ise aru, mis nagu konkurentide ring su ümber on ja kuidas see toode neist erineb. Et siis pigem on täiesti okei startida väiksema seltskonnaga, aga nii, et sa nagu suudad neile rohkem tähelepanu pühendada. Aga kuidas see lähenemine, kas seal on ka mingi oma kunst, kuidas neile läheneda või kirjutad lihtsalt e-maili või? E-mailid meil ei ole töötanud nii hästi kui näiteks LinkedIn, et ma ei tea, kuidas teil on, aga mul on küll selline suurem kohustus just kui vastata, kui keegi mulle LinkedInis kirjutab versus see, et oma meili ma väga ei loegi alates sellest, kui me Slackile üle läksime väga suuresti oma töös on ju. Nii et LinkedIn töötab hästi ja töötab kenasti ka see, et kui sul on olemas mingis riigis selline väga edukas affiliate juba, siis tihti ta suhtleb teiste omasugustega, kas siis oma riigis või siis teistes riikides. Ja me oleme täiesti vabalt läinud küsima, et kuule, et soovita meile veel mõni affiliate ja et me võime ka sulle selle eest maksta ja siis need summad on juba natuke teistsugused, et kui sa soovitad meile uue affiliate, et siis sa võid juba palju rohkem teenida. Sa mainisid, et su Xolo ajaloos oli ka see partnerluste fookusega periood, et kas seal need partnerid olidki siis need relokeerumise agendid või olid mingid või mis tüüpi ettevõtetega te koostööd tegite? Seal oli väga erinevaid, et olidki igasugu sellised affiliate'id, kes toodavad sisu sellest, kuidas olla digital nomad või et kuidas alustada oma äri mingis kohas. Aga oli ka koostöid mingite freelance marketplace'idega näiteks, et kuhu üksikettevõtjad lähevad, et tööd leida. Oli koostööd erinevate fintechidega, näiteks, et me osaleme Wise'i või Revoluti affiliate programmis ja nagu püüame teha sellist sisualast koostööd ka nendega. Muidugi e-residentsus on olnud meie väga oluline partner, kuna siiamaani on üks väga oluline toode meil seotud nendega. Nii et see oli väga-väga palju erinevaid võimalusi. Ma tahaks veel nagu kuidagi teada selle kliendi teekonna kohta, et mis sa ütlesid, et mitte ainult klientide toomine, aga see, et nad nagu hoida platvormil, et nad veel ostaks mingeid uusi tooteid, et see tulu suureneks. Muidugi mulle tundub, et seal on hästi palju erinevaid kliendi teekondi, kuna teil on nii mitu toodet. Kas sa oskad võib-olla välja tuua veel mingisuguseid, ma ei tea, tegevusi või mingid muudatusi, mis te olete teinud, et kuidagi hoida kliente platvormil ja nii? Jaa, võib-olla lähen sellisesse algusesse tagasi selle küsimuse vastamisel, et esiteks, kui me lansseerime uut toodet, et siis me läheneme sellele hästi iteratiivselt. Et me kõigepealt näiteks toome turule sellise asja, mida me kutsume proof of concept, ehk siis selline mitteavalik toode, millele pääseb võib-olla ligi ainult mingi
peidetud lingi teel kuskil. Teeme sellega esimesed nagu klienditestid, et näiteks toome 5-10 klienti tootesse ja siis üldse saame neilt tagasisidet, et kas see on nende jaoks väärtuslik ja kas nad kasutaksid sellist toodet. Ja kui nad sellele annavad omalt poolt rohelise tule, siis me jõuame minimum viable product'ini, mis on siis juba avalik toode, ja mis on võib-olla pisut täiustatud pärast seda proof of concept'i. Ja kui nagu see minimum viable product hakkab leidma turul austajaid ja palju kasutajaid, siis me järjest arendame seda toodet edasi, selleks, et jõuda sellise oma täispakkumiseni mingil kindlal turul. Ja ma arvan, et see on üks ülioluline osa kogu meie sellest product-led growth põhimõttest, et kui toode on turul, siis töö sellega ei lõppe, vaid et see on hästi tihe selline tagasisidering kogu aeg klientidega, et mida nad kasutavad, mida nad veel tahaks sellelt tootelt, mis on meie kõige suuremad kasvuvõimalused. Et näiteks Hispaanias on meil nii, et on päris suured erinevused, kuidas tehakse raamatupidamist sellisel nagu sisemaal versus Kanaari saartel. Ja kui me alguses toote lansseerisime, siis meil ei olnud võimekust pakkuda tuge Kanaari saartel, kuna reeglid on nii erinevad. Ja siis me hakkasime aru saama, et meile tulevad kliendid, kes nagu soovivad seda tuge ja nad võib-olla soovivad kolida Kanaari saartel, aga nad saavad aru, et me ei suuda seda tuge pakkuda ja nad võivad otsustada, et aga siis ma üldse ei liitu selle tootega, sest nad ei suuda nagu paindlikult toetada mu teekonda. Ja nüüd sellel aastal me siis lõpuks tõime turule selle. Ehk siis nagu nagu selline fundamentaalne kliendi teekonna osa ongi see, et ta on selle tootega rahul ja ta saab aru, et see toode pidevalt areneb ja et ta tagasisidet kuulatakse ja et seal on järjest rohkem uusi võimalusi, nii et see katab tema vajadusi nii palju kui võimalik. Aga muidugi, mis nagu kliendi jaoks on väärtuslik, on tema jaoks ka asi, mille eest on valmis raha maksma, eks ole. Nii et nii mõnegi feature'i me oleme turule toonud niimoodi, et me toome selle ainult mingisse kallimasse hinnaplaani. Nii et ütleme, et klient kasutab meie kõige odavamat plaani, me teame, et on nõudlus mingi teise asja järgi, me toome selle turule ja siis kui klient logib sisse oma sellele ettevõtte manageerimisele platvormile, kus ta saab kõiki arveid saata ja kuludokumente manageerida ja vaadata, kuidas ta ettevõttel läheb, et siis me hakkame talle näitama seda, et see võimalus on olemas, et hästi selline lihtne näide, et tõime live chati mingile tootele juurde ja siis on sul seal nurgas kogu aeg see väike nupuke, kus sa näed, et sul on see live chati võimalus olemas, aga kui sa selle lahti teed, siis sa pead upgrade ima, et see võib nagu tunduda natuke tütu, aga selles mõttes see toimib väga hästi. Julm. Ja sa näed kogu aeg, millest sa ilma jääd, aga samas kui sa peidad need asjad ära, siis keegi ei leia neid üles ja kellelgi ei ole isegi motivatsiooni neid kasutada, et see on natuke see põhimõte, et sa pead kliendile näitama, millest ta ilma jääb ja mida tal tegelikult vaja on. Aga kus te teate, mis on need feature'id, mida nad tahavad? Me räägime nendega väga palju, et minu all on ka see meie klienditoe tiim näiteks, kes siis alati, kui nad saavad mingisuguse pöördumise, nad lisavad tag'e juurde sinna, et millest nagu jutt käis ja et kas on mingisugune request mingisuguse täiendava funktsiooni jaoks või mitte. Ja meie töö päris tähtis osa on ka see, et meie nagu ka turundusmeeskond räägib klientidega, et näiteks meil on mingisugune toode, sellel on tooteleht veebis, siis me üsna regulaarselt teeme ikkagi seda, et selle toote eest vastutav inimene läheb ja räägib 7, 8, 9 inimesega, nad käivad põhimõtteliselt selle lehe koos läbi. See stsenaarium on lausa selline, et kujutame, et sa leidsid selle lehe Google'ist ja nüüd sa maandusid sellele lehele, mida sa sellele lehele edasi teeks ja räägi mulle kõigest, mida sa mõtled. Ja sellel viisil selguvad lihtsalt ülihead asjad, et klient põhimõtteliselt ütleb, et aga te ju pakute hoopis seda teenust, mida mul ei ole vaja. Ja siis me mõtleme, et oota, et ei, me ei paku seda teenust ja siis nagu saame ka kuidagi empaatiliselt aru, et see pilt võib-olla jätab sellise mulje, et me oleme pank näiteks. Aga kui sa oled nii oma igapäeva mullis sees, sa ei saa sellest lihtsalt aru. Et näiteks meil on olnud selline case, kus me tegime ühe tootelehe jaoks 7 intervjuud, mis ei võta üldse kaua aega, iga kliendiga kuskil 45 minutit. Tegime selle 7 intervjuu põhjal tootelehe pisut ringi
ja meie konversioon külastajast sign-up'iks kasvas 80%. Nii et see on nagu väga suur pimedus, mis sul tekib väga kiiresti oma toodete, turunduse ja veebilehe suhtes. Nii et kui sa ei räägi oma kliendiga, siis sul ei ole lootustki kasvada, et see tähendab, et su kodu on põhimõtteliselt korrast ära. Ja sa ei suuda nagu samastuda sellega, mida klient otsib ja mida ta näeb. Ma saan, et see, mis sa just kirjeldasid, on üks sükestest growth loopidest või vist ta vist päris sinnale ei lähe? Jah, pigem see on selline conversion rate optimizationi protsess, et sul on olemas mingisugune andmestik, mille põhjal tekib hüpotees ja siis sa kontrollid seda hüpoteesi mingisuguse testiga ja siis vaatad, kas see vastab tõele või mitte. Aga growth loop, palju teil või kuidas see teil ütleme, üks olos nagu välja näeb ja palju teil neid on? Jah, see pigem ongi nagu toote, selline tootekogemus, mis kas tõukab sind soovitama toodet teistele inimestele või siis ise upgrade ima mingisugusele kallimale plaanile. Et näiteks ma siin kirjeldasin, kuidas igasuguse eduelamuse korral me pakume kliendile, et too nagu referral programmiga teine klient sisse või siis näiteks üks selline uuem asi, mida me lansseerisime, on see, et me oleme olnud selline väga pragmaatiline justkui raamatupidamisplatvorm, aga me otsustasime, et meil on 10 000 väga edukaid kliente, kes võib-olla tahaks ka oma vahel suhelda, kuna nad jagavad sellist early adopteri joont ja nad on tihtipeale väga liikuva eluviisiga, nomaadid. Ja me lõime platvormi, mis on nagu natuke selline üksikettevõtja sotsiaalmeedia, et nad saavad luua endale profiili, panna sinna kogu oma töökogemuse kirja, mis ettevõtetega nad on töötanud, ka oma saadavuse, et kas nad näiteks saavad mingi uue projektiga praegu liituda ja inimesed saavad siis chattida üksteisega selle platvormi vahendusel. Ja kui sa oled valmis teinud oma sellise ilusa profiili, mis on justkui su selline freelance CV, siis sa saad jagada seda kas oma meilisignatuuris või arvetel või kas või sotsiaalmeedias. Ja siis, kui tuleb sinu profiilile mingi inimene, kes kasutab sinu profiilil olevat sign up nuppu selleks, et meiega liituda, siis sa saad selle eest referral boonust. Nii et sul on justkui motivatsioon kahekordne, et sa lood endale sellise hästi ilusa profiili. Ja teine põhjus ongi see, et see ilus profiil aitab sulle tuua ka päriselt sissetulekut, kui meiega teised kasutajad liituvad. Väga lahe. Sa mainisid enne seda conversion rate optimizationit. Võib-olla räägi sellest veel lähemalt, et kuidas te mingid hüpoteese seate, kuidas te testite, kuidas kogu see protsess on? Ja conversion rate optimizationiga me oleme tegelenud rohkem süvitsi viimased paar aastat, et see on kahjuks või õnneks selline valdkond, mille jaoks on vaja päris palju traffic'ut, et saada reaalseid teste teha. Ja see protsess nagu lihtsustatult on selline, et on olemas mingi andmestik, mis juhatab meid justkui mingis suunas, et näiteks me oleme teinud kliendi intervjuusid, mis ütlevad, et teie kodulehel on midagi valesti. Või me näeme, et mingisuguses funnelis on mingi suur ärakukkumine järsku. Või siis need hiire trackimise tarkvarad, ekraani salvestised näitavad, et kliendid klikivad kogu aeg kuhugi valesti või satuvad mingitesse veidratesse kohtadesse. Sul on olemas need andmed. Siis nende andmete põhjalt sa formuleerid hüpoteesi, et kui me teeks oma hinnastuse lehe selgemaks, siis me saaks rohkem sign-up'e näiteks, on ju. Ja siis sa prioritiseerid neid hüpoteese, mis on ülitähtis osa sellest, et sa ei lähe nagu testima igat asja, vaid sa põhimõtteliselt on sul nagu lehel nagu kinnisvara justkui, et sa pead vaatama, et sa kasutad seda kinnisvara hästi, on ju. Et kui sa tahad igat asja testida, siis iga asi võtab päris palju aega testimiseks ja siis sa võib-olla ei jõuagi tähtsate asjadeni, kui sa ei prioritiseeri neid. Kuidas sa prioritiseerid? Ja see on selline väga tore asi, et ma tean, et väga palju tehakse seda ICE meetodi abil, mis on siis impact, confidence ja
vist. Et meie alguses tahtsime kasutada seda, aga see hakkas meile väga kiiresti tunduma hästi subjektiivne, et kuidas sa nagu eeldad, et millalgi on impact, kui sa ei ole seda testinud ja kuidas sa tead, kui confident sa selles oled, kui sa samamoodi ei ole seda testinud. Ja siis me arendasime välja sellise oma süsteemi, mis rajanes sellisele 5 aspektile ja me skoorime igat ideed siis nagu 5, just nende 5 aspekti põhjal. Esiteks, kas seda toetavad andmed, et me ei lähe ühtegi asja muutma sellepärast, et keegi nii arvab, et see nupp on punane, et võiks olla roheline, et need testid, kui tahate teha, ärge tehke, peaaegu kunagi ei tööta, kui just see nupp ei ole enne nähtamatu. Jah, et kas andmed toetavad seda, kas kliendid on sellest rääkinud, kas meil on nagu analüütikas näha, et on mingi probleem. Siis teine asi, kas see asi, mida me läheme muutma, on leheküljel ülinähtav, et enamasti kõige rohkem mõjutavad leheküljel asju above the fold olevad asjad on ju value prop, mis visuaal sul seal on, mis call to action sul seal on ja mis nagu kohe nagu, mis sul lehel näha on ju. Kolmas asi, kui suur on selle nagu potentsiaalse muudatuse reach, et kas seda näevad mingid väga vähesed kasutajad su lehel, et näiteks on su Itaalia toote kõige kallima paketi mingisugune muudatus, et siis on aru saada, et seda näeb võib-olla 5% kasutajatest, et selle impact ei saa olla suur. Siis on 4. aspekt, kas see toetab meie põhilist eesmärki. Meie põhiline eesmärk on alati käibekasv, et kui on selline nice to have muudatus, mida me tahaks võib-olla testida lehel, siis see nagu automaatselt deprioritiseeritakse selle pärast. Ja viimane aspekt on see, et kui kiiresti me näeme muutust, et mõnel tootel on väga pikad tsüklid arusaadavalt, et nagu ettevõtte rajamine ei pruugi olla üleöö tehtav otsus. Aga mõni muudatus näiteks mõjutab just seda, et kui kiiresti see inimene aktiveerub. Et näiteks kas me suudame oma onboardingust mingi tüki välja võtta, mis nagu toob talle nii palju kiiremini selle kasutaja kogemuse lähemale. Ja põhimõtteliselt nende 5 aspekti põhjal siis formuleerub selline skoor ja nende skooride tulemusel me otsustame, et mida me järgmisena testime ja mida mitte. Et eriti nagu madala traffic'uga, see on lihtsalt nagu nii kallis, kui sa testid valesid asju, kuna üks test jookseb 2-4 nädalat ja ka tihti siis testid ei too sulle lõplikku tulemust, kuna su traffic lihtsalt ei võimalda jõuda sellise statistilise olulisuseni. Nii et palju te olete näinud, et see ütleme, perioodilise traffic'u arv peaks olema, et see on üldse mingisugune adekvaatne? Kõige tähtsam on see, et sul jõuaks tekkida piisavalt konversioone. Et kuldreegel näiteks on see, et kui sa lansseerid AB testi, sul on 2 varianti, siis mõlemad neist peavad suutma koguda 200 konversiooni. Ehk siis näiteks, kui sul on toode, mis saab alla 400 sign-upi kuus, siis sul on juba väga keeruline tegelikult AB testimist teha. Mis on võib-olla nagu selline väike nipp selle juures, et kui sul on väike traffic ja sa tahad ikkagi AB testimist teha, on see, et sa ei saa teha väikseid muutusi, vaid sa pead tegema ülisuuri muutusi, sest need tavaliselt muudavad konversiooni kõige rohkem. Ja mida rohkem konversioon muutub sellel testversioonil, seda suurem on kohe selle statistiline olulisus. Et näiteks seesama näide, mis ma tõin, et me tegime ühele tootele kasutaja intervjuusid 8 kasutajaga, muutsime kogu kodulehe ära, mis justkui nagu võib kõlada AB testimise mõttes nagu mitte väga intuitiivne, et ei, sa peaks ühte asja korraga muutma. Ei, kui sul on väike traffic, siis muuda nagu nii palju kui võimalik põhimõtteliselt. Peaasi, et need asjad kõik rajanevad mingitele andmetele, et sa ei lähe nagu kõhutunde pealt asju ümber liigutama. Ja lõpuks sa saad selle nagu paranemise kätte, sa võib-olla ei tea 100%, et mis asi siis sellel lehel lõpuks see otsustav asi oli ja võib-olla see oligi väga paljude asjade kombinatsioon, aga vähemalt sa saad selle statistilise olulisuse kätte ja näed päriselt ka tulemust oma tööst. Väga põnev. See peaks võib-olla selle raamistiku ära patenteerima kuidagi. See kõlab tõesti hästi, kui teete mingi oma asja ja pane oma nimi juurde ja oledki kuulus. Ja just, ma pean sellele ainult hea nime välja mõtlema. Aga kas see, ütleme, see lokaliseeritud lähenemise strateegia
mis see endast kujutab? Jaa, ma siin mainisin, et meil on 7 toodet juba ja meie selline tootestrateegia algusaastatel oli see, et me tahame luua globaalseid tooteid, et inimene, ma ei tea, Rumeenias saab tulla ja kasutada meie toodet. Aga selle üks selline miinuspool on see, et mida globaalsema toote sa teed, seda nagu nišitootelikum see võib olla, kuna globaalsed tooted tihti tulevad selliste suurte nagu mööndustega, et okei, et sul ei ole näiteks mingit end-to-end tuge või me ei suuda sinu elukohariigis ikkagi kogu seda raporteerimist ära teha, sest et me Rumeenias ei palka raamatupidajaid, on ja siis me nagu väga kiiresti saime aru, et me kasvame küll nende toodetega, aga see kasv on piiratud, kuna nende toodete sihtrühm on selline early adopter, kes on valmis rohkem hustlima oma, ma ei tea, raporteerimise huvides näiteks ja on avatud sellistele eksootilistele kontseptsioonidele nagu Eesti e-residentsus. Ja siis me hakkasime aru saama, et kui me tahame saavutada mingil turul eksponentsiaalset kasvu, siis me peame kohalduma selle turu vajadustele. Mis viiski meid selleni, et me hakkasime turge ka ükshaaval võtma lisaks sellele, et meil on olemas globaalsed tooted. Et kõigepealt me sisenesime Hispaania turule ja saavutasime seal tänaseks päevaks kasvu, mis ületab 100% aastas. Sisenesime Itaalia turule ja nüüd 3. turg, mida me testime, on Holland. Ja sealt me tahame edasi täpselt nagu seda strateegiat jätkata, et suure potentsiaaliga turgudele me tahame tuua lokaalsed tooted, sest me näeme, et nende toodete konversioon on nii palju kõrgem, et võib-olla väike võrdlus, et kui meie sellistel globaalsetel toodetel sign-upist maksvaks kliendiks konversioon on, ütleme, 15%, siis meie kohalikel toodetel see võib olla 60%, et lihtsalt see product market fit on nii palju parem. Ja meie selline nagu salakaste, secret sauce kõlab natuke paremini kui salakaste, et see on meie nagu expansioni juures see, et meie sihtrühm riikides on expatid. Ehk siis inimesed, kes ei ela tavaliselt sellel turul, aga on näiteks sinna 2 aastaks kolinud, et ma ei tea, mina tahan minna elama Hispaaniasse ja ma tahan hakata freelancerina tööd tegema. Siis Hispaania maksuamet on ülirange ja üliproaktiivne selleks, et teha auditeid pidevalt nendele freelanceritele, et aru saada, kas nad maksavad oma makse õigesti, kas nad teevad kogu oma raporteerimise õigesti. Ja esiteks on kogu see bürokraatia mulle tundmatu ja teiseks ei oska ma hispaania keelt kahjuks. Ehk siis mul on juba nagu 2 sellist linnukest kirjas, mis ütleks mulle, et see ei ole hea mõte, et seda äri alustada. Aga põhimõtteliselt nagu meie väärtuspakkumine nagu ongi rajatud sellele, et selge, et siis kui on nagu sellised suured nagu valupunktid olemas turul, et siis meie saame olla see selline vahekiht, mis kaitseb seda freelancerit justkui selle bürokraatia ja keele eest, mida ta ei oska. Ja see on meie expansioni alustala selles mõttes, et me selgitamegi välja riike, kus need valud on kõige suuremad. Et näiteks kui me läheme Inglismaale, siis seal langeb juba üks probleem ära, et kõik räägivad inglise keelt, et seal me ei saa sellist nagu ühte valu sul justkui maha tuua, aga näiteks Hispaanias just on hästi täpselt see, et nad ei kipu nii palju inglise keelt rääkima ja see ei pruugi olla nii heal tasemel. Ehk siis kogu nagu selle expansioni strateegia alustala meie jaoks on see, et mis riigid meie jaoks kõige paremini sobivad ja me oleme nagu väga täpselt ära defineerinud selle, et meie ideaalne kliendiprofiil ongi see, et on expat ja vajab sellist eraldi tuge selleks, et selles riigis oma ettevõtmisega pihta hakata. Aga see toode, kas see Hispaania näide on meelest nagu väga hea, siuke hoomatav, kas seal on, kas see toode on siis mingisugune edasiarendust ei olemasolevast tootest, on ju, aga ma ei tea, kui hull arendus see on või kas see on nagu ikkagi, milline see toode siis tal nagu täpselt välja näeb, et kas sellel on täitsa mingi UI ka või? Ta justkui näeb välja nagu meie selline globaalne toode, aga need süsteemid, mis seal taga on ikkagi täiesti teistsugused, et kogu raporteerimine on täiesti teistsugune, raportite sagedus võib olla teistsugune, see, kuhu me infot peame saatma, on teistsugune,
et näiteks mingite Eesti klientidega, kes kasutavad Eesti e-residentsust ja on rajanud oma ettevõtte Eestisse. Võib-olla me ei peagi tegema väga palju rohkem kui aastaaruannet neile, aga Hispaanias on päris selline tugev kvartaalne raporteerimine, millega me peame kaasas käima. Nii et justkui nagu näeb toode sarnane välja, aga see mehhanism seal taga on väga erinev. Väga põnev, aga kuidas kaardistada neid valupunkte sellel turul? Ilma, et seal, kas teil on mingid informaatorid või kas seal on mingi süsteem või kuidas seda skaleerida? Sellele eelneb päris mahukas uurimistöö, et meil on selline suur tabel, kuhu me oleme kandnud Euroopa riigid ja iga riigi taga on päris 10 kolumne, ma ütleks, kus me oleme kirja pannud nende riikide freelancerite volüümi, expertide volüümi, kas need trendid on kasvamas, kahanemas, mis on inglise keele oskus sellel turul ja nii edasi. Ja sellest nimekirjas siis selguvad sellised kõige tugevamad kandidaadid meie järgmiseks expansioniks. Ja sealt edasi järgmine väga tähtis osa on see, et enne kui me läheme tootearendusega tegelema, me teeme demand testi, ehk siis kaardistame, kas on huvi selle vastu. Ja seda me püüame teha võimalikult väheste ressurssidega, et suures pildis on meil olemas selline landing page'i struktuur, mida me siis AI abil kohandame mingile konkreetsele riigile, kasutame õiget terminoloogiat, mis selles riigis kasutatakse, õigeid, ma ei tea, maksude nimesid ja siis kasutame seda landing page'i makstud reklaamides ja jooksutame mingi kindla aja, kindla eelarvega makstud reklaami ja vaatame, kui palju sign-up'e me suudame sinna koguda, mis on siis konversioon, visitor to sign up, et aru saada, et kas see pakkumine reaalselt kõnetab ja mis on siis ka nende sign-up'ide hind meie jaoks ja need riigiti võivad olla tohutult erinevad, et see tihti nagu taandubki sellele, et kui suurt valu me just kui saame klientide jaoks leevendada, et kui keeruline selles riigis tegelikult oma äri alustada on. Ja kui me oleme selle demand testi nagu faasi ära teinud, meil on, oletame 5 riigist jäänud sõelale 2-3, mis on demand testi mõttes palju lubavamad, siis seal hakkame juba tekkima sellise väga konkreetse partnerite otsinguga, kes aitavad meil seda turgu paremini mõista. Ja kes kohati aitavad meil ka teenust osutada. Nii et lõplik tootearendus algab alles siis, kui me oleme nagu need partnerid leidnud ja teinud sellise ülipõhjaliku toote, kaardistuse, legal või sellise nagu õigusliku keskkonnakaardistuse ja aru saanud igasugu nagu trendidest, mis seal turul nagu üldiselt on. Nii et et kogu see nagu research pool on hästi palju mahukam, võib-olla isegi kui tootearendus turule sisenemisel. Aga siis tuleb lansseerimine. Kas seal on ka juba mingi playbook välja kujunenud, et kui palju te teete mingid reklaame, kui palju influencereid, mida veel? Just, et meil on ka selline go-to-market playbook, ma ütleks, ja seal on ka erinevad sambad, mis meid siis toetavad. Ja seal me kasutame rohkem näiteks paid advertising ut, kuna see on kõige kiirem viis saada selline hulk kasutajaid platvormile, sest et kui neid ei ole, siis ei saa hakata toimima ka ükski soovitusmehhanism on ju. Et selles mõttes me oleme nagu täiesti seal sellistes olukordades me mõistame nende makstud reklaamide vajalikkust. Siis me paneme paralleelselt tööle oma sisu tootmismasinad, et hakata sellel riigil ehitama oma autoriteeti üles. Ja me teeme enamasti kõiki neid asju inglise keeles, kuna meie sihtturg on just ekspertid, kes eelistavadki pigem asju ajada inglise keeles. Sellel samal ajal me juba kaardistame erinevaid partnerlusvõimalusi, teeme esimesi outreach'e neile nii personaalselt kui võimalik. Ja siis ka meie puhul nagu turule sisenemisel ja ma tean, et ka siin teistel Eesti startupidel on väga hästi töötanud see, kui sa alguses oled nõus oma toodet pisut odavamalt ära andma, just kui turgu subsideerima, et selles mõttes see
barjäär sinu toote kasutamiseks uuel turul võib olla ikkagi piisavalt suur, sa ei ole suutnud ennast usaldusväärsena veel võib-olla näidata, sul ei ole nii palju soovitajaid, sul ei ole võib-olla nii palju integratsioone veel, kui konkurentidel võib olla, et selles mõttes ma arvan, et on täiesti mõistlik tulla vastu hinnas, selleks, et näidata esimestele kasutajatele ära oma toote väärtus, siis järjepidevalt arendada oma toodet ja kasutada seda argumendina, et lõpuks ka hinda tõsta. Et meie tootesse on läinud nii palju arendusressursse ja väärtus on nii palju kasvanud, et nüüd me suurendame hinda. Ja me oleme seda minevikus teinud ka juba olemasolevatele klientidele, kes on tulnud sisse soodsama hinnaga. Ja me ei ole näinud traagilist kasutajate ärakukkumist, et muidugi on olnud nurinat, et oi jälle tõstsite hinda, aga samas kogu see nagu loogika seal taga on olemas, et me oleme toodet vahepeal nii palju arendanud, et me arvame, et see on väärt seda, et see on nagu osa enesekindlusest. Väga hea. Kuidas teil meeskond on üles ehitatud? Et teil on ilmselt ma eeldan eri riikidest inimesed, kuidas see nagu välja näeb turunduses? Just, meil on praegu 10 inimest tiimis ja on juhtunud nii, et nad on 7 eri rahvusest. Et kõige kaugemalt on meil tiimis üks kuubalane, kes küll ei ela Kuubal, elab Hispaanias, aga on ungarlasi, on rootslasi, on taanlasi, hispaanlasi muidugi. Ja ülesehitamisel me oleme praegu lähtunud sellest, et kuna me ei taha tiimi kasvatada väga suureks, siis me oleme avatud sellele, et me pigem võtame tiimi sellised seenior inimesed, kes suudavad väga iseseisvalt ajada oma asja ja kes vajadusel saavad siis nagu mingite projektide elluviimiseks töötada majaväliste partneritega. Selle asemel, et tuua endale nagu ettevõttesse hästi palju selliseid nagu entry level töötajaid, kes küll nagu võivad väga hästi nagu tulemuslikult oma tööd teha, aga võib-olla kes ei ole nii iseseisvad strateegilised mõtlejad. Nii et selles mõttes meie lähenemine on jah kindlasti seenioritel orienteeritud. Alati värbame rahvusvaheliselt, et kuna meie kliendibaas on nii mitmekesine, siis ma arvan, et kui me piiraks oma värbamist sellele, et me tahame, et keegi kontoris kohal käiks, siis me lihtsalt kaotaks ära nii suure osa oma teadmistest ja arusaamast sellest, kuidas võib-olla elatakse teistes riikides peale Eesti. Ja meie lähenemine on olnud ka selline, et me pigem oleme värvanud enne paar väga tugevat generalisti, kelle abil paika panna mingisugune üldine strateegia ja siis nende kõrvale võtta tugevaid selliseid asjatundjaid mingites kindlates valdkondades, nagu näiteks makstud reklaamid või siis e-maili turundus või sisuturundus. Nii et jah, oleme läinud sellist üldiselt. Need asjatundjad olete ka nagu palganud nagu in-house või need on olnud mingid vabakutselised? Me teeme tegelikult mõlemat ja tihti ka on nii, et kui me palkame vabakutselise, siis lõpuks ta on nagu justkui nii integreerinud meie meeskonda ennast, et see vahe tegelikult ei anna tunda. Et meil on näiteks freelancereid, kes töötavad meil 2 päeva nädalas, aga kelle kohta kogu tiim ütleb, et ma ei tea, teeks nagu 2 päevaga terve nädala töö ära. Nii et ma arvan, et see, kui olla freelanceritega koos töötamisele avatud, lihtsalt suurendab su võimalust töötada tõeliste talentidega väga palju, kuna väga talendikate inimestega tihti käib kaasas see, et nad tahavad teha mitut asja korraga ja nad võivad kiiresti ära tüdineda mingitest asjadest ja nad on väga ambitsioonikad ja kui sa oled sellele avatud, siis sa saad nagu parima osa neist, aga sa ei kammitse neid nende teekonnal ja tõenäoliselt saad töötada nendega kauem. Nad saavad teiste ettevõtete juurest, kellega nad koos töötavad, mingeid täiendavaid ideid, mida sinul rakendada. Nii et kui ma ei tea, võib-olla mõni ettevõte veel tänapäeval on nagu hirmul natuke, et kas tasub freelanceriga koos töötada või mitte, siis mina ütlen, et absoluutselt, et eelkõige on tähtis see, et see inimene on suurepärane team fit, mitte see, et mis lepinguga ta parasjagu sulle tööle tuleb. Kuidas sa aru saad, kas ta on suurepärane team fit? See ongi väga keeruline.
kuna kõik meie intervjuud siis toimuvad ka online, eks ole, et siis on olnud siin väga huvitavaid juhtumeid, et näiteks värbasime ühe spetsialisti endale meeskonda, kes siis sai endale kohe sellise mentori ka, kes pidi aitama tal tööl ilusti sisse elada. Ja tegime kõik need algsed onboardingud kenasti ära ja oli juba paar nädalat meil olnud, kuni siis lõpuks oli selline esimene milestone, et oled meil paar nädalat olnud, et kuidas siis läheb, on ja millele tagasiside oli näiteks selline, et et väga hästi, et lihtsalt väga palju kohtumisi on olnud. Ja siis näiteks sealt nädala edasi juba ma mõtlen uuesti, et huvitav, et kuidagi nii nähtamatu on see inimene, et midagi nagu ei toimu. Lähen räägin uuesti, lihtsalt nii palju kohtumisi on. Ja siis lõpuks 4. nädalal mul põlesid kõik häirekellad juba, et mis toimub, et sa ei ole inimesega samas ruumis, sa ei saa vaata veenduda, mida ta täpselt teeb. Ja siis käivitasin sellise väikse infokogumisoperatsiooni ja selgus, et see inimene pole näiteks loginud sisse nendesse tööriistadesse, mida ta peaks kasutama oma töö tegemiseks, alates sellest, kui ta onboardis. Et on olnud selliseid juhtumeid ja tuleb igasugu asju ette, mis ma arvan, ei tohiks nagu vähendada su usku inimestesse, et ikkagi enamik inimesi on toredad ja head ja tahavad oma tööd kenasti teha. Aga et kui tulla nagu tagasi selle algse küsimuse juurde, et kuidas seda teamfiti välja selgitada, siis ma arvan, et seal on kõhutunne ülitähtis. Et kui näiteks CRO puhul ma ütlen, et ärge usaldage kõhutunnet, siis värbamises nagu nagu kõhutunne on everything lihtsalt. Et kui sul on nagu mingi tunne, et issand, kui suurepärane spetsialist, aga et siis ma arvan, et see it's a hell yeah or hell no on väga õige asi, et sealt tihti tuleb midagi tagant lõpuks välja. Ja siis teine asi lihtsalt, et kasuta võimalikult palju inimesi tema nagu intervjueerimiseks ka, et muidugi tee nagu mingisugune esimene intervjuu ise ära ja siis kasuta mingit kodutööd, aga et siis see nagu tiimintervjuu peaks olema ka selle värbamisprotsessi osa, sest et esiteks sinu tiim saab anda tagasisidet tema kohta ja teiseks tema ise näeb ka su tiimi ja see on ju kahesuunaline suhe ikkagi, et kas me tahame koos töötada või ei taha. Ja siis üldiselt nagu selleks, et hoida ka nagu üleval sellist tiimi suhtumist, kuna me oleme ju nii hajutatud, siis näiteks oma sellisel nädalasel kohtumisel me teadlikult pühendame 15 minutit täiesti suvalistele teemadele. Tavaliselt räägime, et mida me nädalavahetusel tegime, vaatan, et kõik inimesed räägiks näiteks, et ei oleks nii, et keegi tunneks ennast tähtsusetuna justkui. Põhimõtteliselt teeme ringi peale, alguses oli natuke veider, kui me seda sisse viisime, et nagu, et okei, mida ma räägin oma nädalavahetusest, aga see läks väga kiiresti tööle, nüüd inimesed tulevad juba ette valmistunud, põhimõtteliselt ma tean, mida ma teile täna räägin, ja te ei kujuta ette, mis mul nädalavahetusel juhtus. Nii et see nagu 15-minutiline ajakulu selle jaoks, et ehitada seda tiimitunnet, on täiesti väärt minu jaoks seda. Ja siis teine asi ongi lihtsalt see, et me vähemalt kord aastas kohtume, et näiteks see Eesti suvepäevade kontseptsioon on mujal Euroopas päris eksootiline, et see ei ole nii tavaline, et inimesed näiteks tuuakse kokku kuhugi ja siis tehakse selline tore süldipidu. aga see on nagu väga tore just täpselt selleks, et aru saada, kellega sa nagu inimeste tasandil koos töötad. Ja mõne tiimiga me üritame muidugi kohtuda ka tihemini, et mida lähemal inimesed on, seda lihtsam see on. Aga kuidas need vabakutselised, kuidas nende sükse integreerimisega teha või kuidas teha nii, et neil tekiks süke ownership'i tunne või süke, et nad tunneks, et nad oleksid tiimi osa, mitte lihtsalt mingisugused outsiderid? Ma arvan, et mul ei olegi väga palju paremat nõuannet siin anda kui see, et kohtle neid nii, nagu nad oleks tiimiliikmed, et neil on näiteks oma KPI-d, sa teed neile täpselt samasuguse onboardingu, nagu sa teeks tiimiliikmele, ei arva justkui, et seda ta ei pea teadma või toda ta ei pea teadma, et täpselt samamoodi põhimõtteliselt nagu unusta ära, et ta on freelancer, välja arvatud see, et sa pead arvet iga kuu maksma, siis kutsuda koosolekutele. Muidugi ta ei pruugi saada kõigil osaleda, kuna tal on ka teisi kliente, kellega ta töötab. Kutsuda üritustele. Vaata, et ta oleks nendes projekti nagu tiimides sees, mis töötavad mingite oluliste asjadega. Võib-olla mingil määral hoolitsega selle eest, et ta saaks areneda su juures, et leia mingeid uusi põnevaid asju talle teha, paku talle mingisuguseid põnevaid koolitusi välja, et
see nagu suhe baseerub ju lõpuks ikkagi sellele, et nagu inimesed tahavad koos töötada ja see peab tunduma kõigi jaoks orgaaniline, nii et ma arvan, mida vähem sa mõtled sellele, et sa töötad vabakutselisega koos, seda orgaanilisem see on, et põhimõtteliselt nagu täpselt samasugune tiimiliige. Yeah. Sa mainisid, et sa sead vabakutselistele oma KPI-d. Kas siis igal tiimiliikmel on oma KPI-d või on need ikkagi kuidagi mingite tiimide kaupa või kuidas see süsteem üles ehitatud on? Ma ütleks, et meil on selline 2-astmeline protsess, et alati, kui meil tuleb keegi tööle, siis tema selline onboarding sisaldab kindlasti seda, et mida me ootame talt esimese 3 kuu jooksul ja seal on ülikonkreetsed KPI-d, milleni me tahame jõuda. Ja need ei pruugi alati olla see, et ta tooks meile, ma ei tea, 50% käibe kasvu kuskil, aga et näiteks, et see ja see asi oleks tehtud. Et siis on nagu väga palju lihtsam pidada temaga igasuguseid nagu tulemuslikkuse vestlusi, et me leppisime mingid asjad alguses kokku, kas on tehtud või ei ole ja kui ei ole, siis miks on ju. Ja teine tasand on selline tiimi tasand pigem või võib-olla võib isegi selle kohta öelda ettevõtte tasand. Et me ettevõttes seame eesmärke OKR süsteemi abil ja me paneme põhimõtteliselt paika ettevõtte ülesed OKR-id, mis siis nagu jagunevad erinevate tiimide vahel ära. Et enamasti on nii, et mingid kindlad tiimid siis töötavad kindla OKR-iga. Ja seal võib tulla nii, et on mingisugune ettevõtteülene OKR, mis nagu lihtsalt tiimini jõudes juba nagu jaguneb rohkemateks eesmärkideks isegi laiali. Et kui me tahame näiteks laieneda Hollandisse, siis lõpuks meie tiimis jaguneb nagu laiani nagu niimoodi, et keegi hoolitseb sisu eest, keegi hoolitseb makstud reklaamide eest ja keegi hoolitseb sotsiaalmeedia eest, on ju. Ja me saame kõik need asjad eraldi eesmärgistada. Mis te veel turunduses mõõdate? Teil tundub väga väga andmepõhine kõik, et hästi palju mõõdikuid. Ma ütleks, et me oleme üsna data driven, jah. Number 1 eesmärk alati käibekasv, et näiteks kui me räägime mingisugusest kasvust sign-upides, et siis see on nagu tore meetrika ja see ei ütleks ära kunagi on ju justkui, aga samas kui see ei tõlgendu käibekasvuks, siis see tähendab, et me tõenäoliselt toome valesid sign-up'e või siis kommunikeerime oma väärtust valele sihtrühmale. Ehk siis jah, kõik algab ja lõpeb käibega. Ja lisaks, kuna me oleme väga orienteeritud jätkusuutlikule kasvule, me ei taha üle investeerida, siis me jälgime selliseid klassikalisi startup meetrikaid väga nagu LTV CAC, mis on siis lifetime value to customer acquisition cost, et see, mida klient sulle oma eluea jooksul tagasi toob, peab olema heas suhtes sellega, mida sa maksad selle eest, et tuua oma platvormile. Siis lifetime value eraldi, et kui kaua ta on su klient üldse, et kui ta on näiteks aasta aega su klient, et siis on meie jaoks pigem punane tuli, et äritsüklina see on niivõrd lühike aeg, et kas see tähendab, et ta läks näiteks konkurendi juurde või see tähendab, et ta loobus äri tegemisest, et kas me saame midagi siin mõjutada. Siis me jälgime veel customer acquisition costi paybacki, et kui kiiresti me teenime tagasi selle raha, mis me oleme investeerinud selle kliendi saamiseks. Ja siin on ka muidugi kuldreegel see, et mida rohkem sa suudad oma toodet kasutada selle kasvu mootorina, seda madalam enamasti su see customer acquisition cost on. Ja siis muidugi igasugu selline retention ja churn meetrika, et kaua klient meil on, kui palju kuus lahkub meie kliente, miks nad lahkuvad, me päris nagu hoolikalt kategoriseerime seda, see on päris hea tagasisideallikas. Et näiteks kui siin üle 15% klientidest hakkab ütlema, et nad lahkusid hinna pärast, siis see tekitab juba mingid häirekellasid, et see on normaalne, et kliendid räägivad hinnast ja ei ole sellega rahul, aga see 15-20% sealt läheb kusagilt juba taluvuspiir, kus on juba natuke liiga suur see osakaal, kus kliendid sellest räägivad. Nii et jah, et me oleme oma meetrikas väga nagu ärile orienteeritud, kui et sellistele võib-olla klassikalistele turundusmeetrikatele optimeeritud. Aga kuidas või kust te need numbrid kätte saate, kõik need lifetime value'd ja kõik muu?
Meil on päris selline kaugele arendatud platvorm või dashboardide süsteem tööriistal nimega Tableau, et meil on oma majasisene Head of Business Intelligence, kes siis tegeleb nagu oma igapäevatööna sellega, et meil oleks hästi suur nähtavus, et meil oleks igasugused sellised regulaarsed raportid korras ja kes teeb meile ka selliseid ad hoc raporteid, et kui me näiteks oleme uues riigis lansseerinud, et kuidas meil selles uues riigis läheb, et kogu nagu selline igapäevane töö käib tema kaudu. Ja teiseks on meil ülisuur abi ka meie finantsjuhist, kes haldab siis kogu meie sellist finantspoole meetrikat, kuhu tegelikult ka kuulub see, et kui suur on meie kliendi acquisition cost ja kui suur on tema lifetime value ja aitab meil nagu selles mõttes arvutada neid suhtarve. Nii et finantsjuhtimine on soolo juhtimises ülitähtsal kohal ja see on väga, väga tihedalt seotud meie kasvu- ja turundusinitsiatiividega. Nii et shout out. Ja shout out meie CFO-le. Väga läheb, neid tavaliselt ei shout out'ita turundajate. Ja need on ja number 1 maailma nüüd. Aga kas me oleme katnud nagu päris hulga teemasi, kas on midagi veel äkki, mida me ei osanud küsida sinult, mis veel on siuke sooloturunduses? Võib-olla ma lihtsalt lisaks juurde seda, et kui nagu kõik see, mis ma täna rääkisin, tundub hästi pragmaatiline, siis tegelikult ma arvan, et brändi arendamisel ka väga emotsionaalses võtmes on ülisuur väärtus, et see võib olla kaalukivi, mis paneb kliendi otsustama sinu brändi kasuks kellegi teise brändi asemel, et see on lihtsalt nagu lahe bränd, kellega ma tahan tõesti koostööd teha ja võib-olla nad on isegi natuke kallimad kui teise taga, et see on nagu piisavalt suur väärtus. Nii et me tegelikult mingi hetk saime aru, et me oleme oma igapäevatöös natuke unustanud brändi olulisust ja hakkasime väga teadlikult tegelema selliste lahedate projektidega, mis toovad meile nagu natuke muige suunurka, et ma ei tea, me siin arutasime, et toome välja oma kohvijoad, kuna freelancerid vajavad nii palju kohvi ja võib-olla isegi mitte kohvijoad, vaid need teepakikestes kohvikapslid, no põhimõtteliselt mille saad panna kuuma vette ja saad kohvi kohe, et piisavalt kiiresti saaks selle laksu kätte freelancerina ja siin me planeerime ka mingeid suuremaid nagu päris selliseid nagu loomingulisi kampaaniaid, nii et ma arvan, et see peab olema väga suur tasakaal, et ole väga pragmaatiline oma töös, aga luba piisavalt ruumi ka loomingulisusele, sest et muidu klientidel on igav ja su enda meeskonnal on igav ja see on väga suur väärtus, et su enda meeskonnal on põnev tööd teha. See on mõist täiega õige ja meelest ongi tegelikult see, et lõppude lõpuks me oleme turundusse ju tulnud sellepärast, et teha neid loovad asju. Et kui me kunagi mõtlesime, me läheme turundusse tegema, siis me ei mõelnud, et me hakkame mingid numbreid vaatama ja siis ainult sellega tegelema, et me kutsimegi ette, et see on nagu kõige ägedam eriala, kus me teemegi mingeid loovaid ja saame enda loovat poolt rakendada, aga siis me tegelikult unustame ära enda selle loova poole tihti, paneme ta magama kuhugi. Ja see on väga kurb, kui see juhtub, nii et. Et siis paari aasta pärast salvestame siin uue episoodi ja siis räägime juba sinuga bränditurundusest. Merchist ja loovatest B2B kampaaniatest kuskil Hispaania turul. Teeme nii. Meil on selline traditsiooniline lõpuküsimus, et ole hea, anna meile üks turundusalane raamatu, blogi või podcasti soovitus. Mulle. Ma muidu väga põnevusega ootan, sest need asjad, mis maininud oled, on juba nii huvitanud, et ma mõtlen ette, et siit tuleb ka midagi nagu täitsa uut. Mul on selline tore segu pragmaatilisusest ja emotsioonist, et on olemas selline growth inimene nagu Elena Verna, kelle LinkedIni ma väga soovitan jälgida. Tal on ka oma blogi muidugi, osa sellest on tasuta, osa sellest on tasuline. Aga mis ta muudab lahedaks on see, et ta on töötanud koos 100 maailma brändidega, näiteks Dropboxiga, kelle jaoks ta on loonud kogu sellise growth frameworki. Ja ma arvan, et ta on üks targemaid inimesi maailmas sellel alal ja suudab seda väga arusaadavalt seletada samal ajal. Ja teiseks, mida talle meeldib teha, on miime. Nii et kõik asjad, mida ta teeb, ta muudab miimideks ja need on tõesti naljakad. Nii et see on selline väga tore nagu emotsionaalne lisand sellele tõsisele jutule, mida ta muidu ka räägib. No väga lahe, juba see tema veebileht tundub väga huvitav. Natuke nagu mingi BuzzFeedi news site või midagi, mitte mingi siuke iga blogi.
No väga super, igal juhul aitäh sulle, Kristin, et sa tulid, rääkisid, kuidas asjad käivad. Minu meelest väga siuke mahukas saade tuli ja väga palju mingeid värskeid mõtteid ja ideid avasid. Aitäh, kes sa kuulasid ja ma loodan, et sa said kasulikke mõtteid. Kui see episood sulle meeldis, siis ole hea, jaga seda oma Instagrami stories või seda oma LinkedInis oma jälgijatele. Ma arvan, et nad ei pahanda. Ja kui sa kuulad meid YouTube'is, Spotify's ja Apple Podcastis, siis vajuta kindlasti subscribe nuppu. Nii sa kuuled esimesena, kuhu see startup turundus meil liigub. Kuuleme järgmises osas, kus on järgmine huvitav startup turundaja. Olge tublid ja edukat turundamist.